No nii, sõbrad, siuke, ütleme niimoodi, filmin ma telefoni peale, esimene siuke proov, ma unustasin oma kaamera maha, aga ma tahaks väga kangesti video teha. Meil on laupäev täna, mul on vaja täna öösel teha miinimum 14 tellimust, maksimum 19, kell on 22.13 ja me alustame tegelikult. Boonused on Uberis. Proovin näidata, näete, siin on boonused. Esimest 14 sõitu teeme ära, 14 eurot tuleb juurde. Olen nagu ikka oma vanas Volvos. Kes viimast vaatasid, siis sain korda. Kuidas sain? Vana hea vanaisa meetod. Võtsin korraks akupleemi maha. Võtsin maha, 5 minutit ootasin. Panin tagasi, palvetasin ja läks tööle. Sellega on kõik korras. Vaat, härrased, nii, et proovin selle peale, vaatame, kuidas see õnnestub, kuidas teile see meeldib. Ei, ma ei loobu veel vanadest kaamerad, sest nad ei ole vanad tegelikult, mul on ikka suht head kaamerad mul on. Nii et need ma võtan kaasa, lihtsalt praegu seisuga koju pole mõtet sõita. Nii, sõbrad, läks pikaks, nagu ikka siis juhatus on mul, tuleb peast, ei mõtle midagi välja, nii et ootame esimest tellimust ja proovime ära teha need kiiresti. No nii, ära see esimene tellimus tuli ära. Võtame siin. Esimene tellimus, ma ei suuda mu grupp seal vait olla. Nii et algus on pandud. Lähme kohe kiutama, pean kuskil seal eespool ringi keerama. Ja siia poole. Ja siis selja taha minema, kuskil Mustamäe teelt. Nii et algus on pandud. Lähme. Nii veel üks tellimus tehtud. Vaatame, autoriõigused, tüdrukud sõid sinna ära viidud. See oli lühike sõit, 2,2 kilomeetrit, 2,80 sullis. Et sees on mul praegu, ehk siis, sees on mul praegu siis tolmuime režiim. Võtan kõik vastu, mis tuleb üldse sisse. Vaatame, kui kiiresti mul õnnestub need 14 täis saada. Ja kas üldse õnnestub, kes teab. Nii et jätkame, hetkel oleme siin, esimene tõi meid, ütleme niimoodi, Mustamäelt siia lennujaama kanti ja siin on siis teine tellimus praegu käsil. Nii, hotellčik, väike hotelli ots ja see oli komfordiga, komfort on alati mõnus ja meid tegelikult ootab juba järgmine tellimus. Telliskivi tänavalt, Eerik. Nii et tellimused tulevad, tellimusi hetkel jagub, ma ei tea, mis peale 12 saab, sest no praegu on kell 23.15. Ma ei tea, kuidas näha on, selle telefoniga filmimine on ikka imelik. Ja liigume, siis tuleme siia, mis ta on, Park-in hotelli. Ja praegu seisuga siis liigume Telliskivisse, seal ootab järgmine klient. No nii, nagu ma lubasin, siis tolmuime režiim on sees praegu. Ja 3,5 kilti lähen ise kliendile järgi. Võib-olla tavaajal ei oleks läinud, aga praegu seisuga kangesti tahaks ära teha selle eesmärgi, nii et järjest oleme juba Lasnamäel omadega. Ja liigume nüüd, kus korrat ühesõnaga ütleme Viimsi suunas. Ja hetke seisuga satuvad siis pikad otsad praegu. Et viimase siia Lasnamäele me tulime Telliskivist Lasnamäele ja ma tegelikult summat ei tea, ma isegi ei vaata. Tuleme Lasnamäele ja ma arvan, et väike hind oli seal Uber X-iga tulime. Aga öö ootab ees veel, ma ei tea, 5-6 tellimus on käsil. 5-6 midagi, võib-olla 4 üldse, kurat, ma olen täiesti, hetkel olen ära kaotanud selle ajataju. Nii et seal varsti jõuame kliendini ja siis põrtume edasi. No nii, jõudsime Maardust tagasi, oleme kesklinnas omadega ja siin see oli mõtetu sõit. Selliseid asju ei tohi isegi teha siis, kui sul on tolmuime režiim sees. Mis on 25 kilti 15 eurot. See on väga halb.
Aga nüüd meid ootab pluss 10 eurot ots. Ma ei tea, kuhu me lähme, mis me teeme, aga seal oli pluss 10. Ja pluss 10, see on juba hea tulemus. See on juba normaalne raha. Nii et kihutame, võib-olla Uber halastab mulle ja lihtsalt andis mulle hea tellimuse, kuna ma olen siiamaani kõik tellimused ära teinud. Et võimalik, et tänu sellele andis mulle siukse tellimuse. Kihutame sinna. No nii, võt, see on juba summa, see on juba parem. 8,6 kilti ja oleme argi juures siin, kes teab, vana ark. Jõudsime siia, lähen teen ringi ära ja tegelikult tahaks sinna tsoonidesse tagasi. Nii, selliseid ma ei tee, sellepärast, et üks hetk peidan ära siin. Ei tee selliseid sellepärast, et linn põleb. Miks ma peaksin sõitma tasuta? Midagi ootame mingi 270. No see on kaugel kesklinnas. Veel saame natukene venitada. No näete ise, mis toimub. Sularaha hästi palju pakutakse. Tellimus tulevad järjest, linn on selline. Et mina olen hetkel siis Pirital ja siit siis vaikselt liigume linna poole. Tulistab igast aknast ja isegi tulistab koefitsiendiga ilusti. Kõik on okei. Nii et tänane laupäeva on päris hea, ei ütle midagi. Nii et jätkame oma töödega. Et kindlasti andke teada, kuidas on telefoniga filmimine. Et see oleks väga tähtis, et kas see on aktsepteeritav, näete jälle tulistab. Kas see on aktsepteeritav, kas silm kannatab üks hetke ja siin, ulme, mis toimub, näed, vaadake, kui näitan teile. Et näha on, et mis siin toimub, vaadake, see on ju täitsa, igal pool pole, ma isegi ei tea, mis siin toimub all. See on kuskil seal natukene Jürit, ma ei tea, mis seal toimub, aga isegi seal on kõik punane. Seega kindlasti mingi summa õnnestub teenida, siin ei ole midagi öelda, et ainuke, mis on, nagu te näete, siis ma ei tea, kuidas seda telefoni hoida. On natukene imelik lihtsalt filmida. Reaalselt lihtsalt, et hoida on imelik. Voot. Nii et liigume linna, nagu ma juba ütlesin, liigume linna ja siis vaatame edasi. Ma selle tolmuimeja, selle ma lülitasin välja, sest mul on, ma tegin, paar viga on tehtud ja oli paar tellimust, mida ei oleks tohtinud teha selle raha eest, mis ma tegin. Seega jah, et lülitasin selle välja ja nüüd võtan natukene tõsisemalt. Vaatame ikkagi, mis me teeme. No nii, sõbrad, natukene on käest ära läinud see kõik mul siin. Ma olen nüüd Sakus. Sakus ma ei oodanud küll siia saada, et üks tellimus teise järgi ja Sakus. Siit tuleb muidugi tule põlema, siis on parem natukene see video. Et siit tuleb muidugi jäähet tõmmata ja jäähet tuleb tõmmata, kusjuures tegelikult peaks mainima, teate mida ma jään korraks seisma, ma lähen isegi õue. Sest ma olen ikka päris pikalt sõitnud praegu seisuga ja sirutada saanud jalgu, niimoodi võib südame rabanduse saada. Kus ma juba kuulen, kuidas ma saan puid alla selle eest, et otsustasin telefoni kaamera peale filmida. Kui hea on olla risk, natukene sirutada. Ja siin vaatame korraks auto üle. Näitan teile natukene. Siin tagumis mingi väike prügi on siia tekkinud. Võtame selle ära. Muidu on täitsa okei kõik. Muidugi. Tegelikult auto vajaks keemilist. Sirutan natukene, auto vajaks keemilist. Hetkel on pidev püsivalt rendis. Nädalaks tuleb tagasi, aga selle autoga ootab meid suur remont. Läheb siin hästi palju asju tegemisse ja kuigi ma teisel kanalil lubasin, et ma näitan seda, siis kahjuks mul ei õnnestu seda näidata.
lootsin, et mõni teine nädal seal hakkab tegema, aga ei, just praegusel nädalal, et kes ei tea, siis noh, rehvi vahetus loomulikult, mootorrihma vahetus toimub, siinpool käigukasti Simmer, parandage mind, kui ma eksin selle nimetusega, ühesõnaga Simmer läheb vahetusse, käigukastist tuleb vaikselt õli, pidurikettad lähevad esimesed vahetusse ja kui veel midagi nipet-näpet leiab, siis see ka. Et tuleb suur töö. Ma ise arvan, et kuskil 700-800 eurot on see. Nii, aga nüüd ma lähen istun autosse tagasi, on sirutatud, teile ka natuke räägitud ja oleks vaja veel paar tellimust saada, siis võib ka video lõpetada. Sõbrad, mis ma ikka ütlen, et kõik videod muidugi muutuvad ühesuguseks, et ma tean, boonus 14 sõitu on täis, kell on 3:40 ja nüüd tegelikult võib veel teha viimase pingutuse, praegu seisuga viimase pingutuse ja teha veel 4 sõitu ära, et saada kõik boonused, mis see nädal on. Ja hetkel just olen liikvel, et ära teha esimene sõit sellest 4, et jääks 3 järgi. Nii et energiat nagu on veel, et jõuaks selle ilusti ära teha. Ei tea, kas viitsimist on. Mul on veel refiga mingi probleem praegu. Näitab mulle, et refi rõhk on madal, et ma peaks minema kuskil ka refi täis laskma ja tulevikus loomulikult kontrollida, eks see, no nagu nii siin remondi käigus kõik need asjad tehakse korda. Vot sellised on lood praegu. Loodan, et tulevad lühikesed sõidud ja saab kiiresti selle täisboonuse kõik asjad loksud siis juba kätte. Siis on päev korda läinud, siis saab ka kokkuvõtte teha. No nii, ma olen juba teist korda täna Sakus. Kuskil metsade vahel praegu siin. Praktiliselt võimatu teile näidata niimoodi, aga ja olen siin metsade vahel praegu ja isegi siit ma leidsin tellimuse. See on küll 6 kilomeetri kaugusel, aga kui ma olen juba Sakus, siis why not ära teha see, kes teab, võib-olla see viskab mind lennujaama, ma pole vaadanud veel. Võib-olla viskab see mind lennujaama ja ma saan linna tagasi. Kui ei, siis ei ole ka midagi. Et kuskil viime ikkagi ära. Et hetkel veel seiklused jätkuvad. Pikk sõit oli praegu 21 kilomeetrit, täitsa õudne. No nii, sõbrad, olen siin Shaurma putka juures, kell saab 5 hommikul. Tundub nagu võiks väikse Shaurma võtta, aga noh, putka on kahjuks no nii äärased. Täis on tehtud boonus, rohkem edasi ei viitsi pingutada. Nagu ikka, tulemused toon siia kuskile välja. Saate vaadata, mis mul siis õnnestus teenida. Ja nagu ikka, sõbrad, järgmise kohtumiseni.